Smuuti. No mis see smuuti on? Mis teile assotsieerub sellega kohe? Marjad, vedelik, jahedus, jahutab, värvus. Smuutisi valmistatakse üldjuhul toorainena toorest materjalist, värsked marjad, külmutatud marjad. Ja smuuti hea tunnus on ilus siidisus. Ma räägin teile smuutidest nii, nagu mina olen ise enda jaoks neid klassifitseerinud. Ja esimene värv, roheline. Ja tegelikult on ta selline ta on tervislik smuuti. Ja see roheline värv on siis kõik need köögiviljad, mis annavad rohelist värvi. Näiteks spinat, see on nagu number 1, mida ma soovitan alati kasutada. Miks mitte rukolat, kalekapsast, aga rukola ja kalekapsaga soovitan alati olla ettevaatlik. Väikeses koguses annab head pähklimaitset, aga suuremas koguses võib ta teie smuuti muuta mõrkjaks. Ta rikub selle lihtsalt ära. Lõpuks saate võib-olla hästi huvitava pesto kastme sellest. Kindlasti maitseainetest peterseil, kõik sellised rohelised koriander, avokaado. Avokaado natukene tõmbab sellest tumerohelisusest maha. Kindlasti kevadisel ajal korjake naati või lille, karulauku, aga samas jälle ütlen, olgem ettevaatlikud, et ülemaitsestust ei toimu. Aga sellel rohelisel smuutil on selline väga hea energiajoogi mõju. Ja kui meil on olemas see roheline, anname talle maitset tekstuuri, marjad, banaan, siis kolmandaks, mida väga palju räägitakse, et mis seda energiat siis annab, mis annab seda head vitamiini toitaine väärtust, on erinevad supertoit. Hästi palju räägitakse meil kotsimarjadest, chia seemnetest, spiruliinast, kõikidest. Aga meil on Eestis ka oma kotsimari olemas, Astelpaju, Aroonia. Soovitan olla ettevaatlik, katsetada, proovida, aga need on meil endal olemas. Külmutage neid. Täiesti julgelt saab kasutada. Isegi kipuvitsa soovitatakse. Ja 5. komponent, mis siis on alati olemas, on vedelik. Kõikide smuutide puhul sobib alati vesi. No, ühed ütlevad, et keedetud vesi, toasoe vesi, aga see on vesi. Veel on 2 võimalust. Külmutate ja lasete otse kraanist. Lasete soojemaks, on ka okei. Siis on kõik taimsed piimad. Kaer, soja, kookos, mandlijook. Et neid nagu väga soovitatakse. Ja alati, kui te hakkate smuutit tegema, ärge liialdage supertoiduga esialgu ja ärge liialdage vedelikuga. Ta võib liiga kas vedelaks minna, üle maitsestada ja siis lõpuks on selline pool, mõtlen püreed suurte tükkidega koos. Hästi tähtis on alati läbi blenderdamine ja seda lasta kohe mõnuga, pikalt. Olen proovinud ka läbi suurema auguga sõela lasta. No ma ütleks selle peale, et kadu on liiga suur. Aga kas siis juua seda kohe otse klaasist või siis kõrrega. Kevadel, mida ma soovitan, kasemahl ja vahramahl, proovige. Annab väga lahedat tekstuuri. Lehmapiimast, mida kasutatakse, on Kreeka jogurt Eestis ja on maitsestamata jogurt. Üldjuhul öeldakse, et lehmapiima ei soovitata, sest kui sul saavad kokku seal köögivili, puuvili, siis on see supertoit ja sa paned veel sinna selle piimavalgu otsa, et seda on raske seedida. Aga võib teha, sest ta on pigem nagu piimakokteil, jäätise kokteil. Hästi palju räägitakse, pange jääkuubikuid, et ostke oma alati blender, kuhu saab jääkuubiku panna. Nüüd viimased aastad on ümber hakatud rääkima. Eriti meie kliimavööndis, kevad-talvisel ajal, mitte kasutada väga palju üldse nagu jäätükke, vaid pigem kasutada külmutatud köögivilju. Smuutides ei tohi tekkida tunnetki, et kui sa oled pool smuutit ära joonud, et sul hakkab külm. Marjasmuutid. See on laste lemmik, see on noorte lemmik ja ka marjasmuutil mina soovitan kasutada jälle banaani, kas siis külmutatuna või täiesti tavalisena. Marjadega on nüüd see asi, et kui on hooaeg, ütleme see sügav suvi, siis ma soovitan kasutada hooajalist marja värskelt, sest iga külmutatud mari hakkab oma vitamiini kaotama.
aga kui teil on vaja sellist, nagu meie teeme, et võtame hommikul maasikad oma turult, paneme sügavkülma ja lõunas teeme juba omale smuutisi, et täitsa okei. Rohelised ja marjasmuutid, neid võib liigitada sellisteks kergeteks vahepaladeks. Just, et see seal enne lõunat kiiresti teha üks või siis, nagu ma rääkisin enda kogemusest, pärast lõunat teha üks. Aga need rammused smuutid on siis pigem need, kuhu sa hakkad juba juurde panema veel lisamanti. Kaerahelves, ideaalne, aga jahvatage hästi peeneks. Soovitan eelnevalt röstida, sest toob välja täisterav kaerahelve sellist mõnusat pähklisust ja siis väga väikeseks kohviveski kalasta näiteks ja panna julgelt teda sinna smuutidesse. Kakao või väga pähkli või väga soovitatakse. Siis jällegi on olemas ikkagi need banaanid, mis siia juurde lähevad. India pähkel ja muidugi psüljum, mida siis soovitatakse nendele inimestele, kes ei taha rasvu tarbida. Psüljum on siis selline, ta nagu paisutab toitu ja nii on ka chia seemned. Teete smuuti valmis, laske tal natukene seista ja siis jooge, sest ta tõsiselt pakseneb. Chia seemnetest saab teha ka väga huvitavat näiteks magustoitu. Köögiviljasmuutid, soolased smuutid. Täna me siin lasen läbi ka teha. See on ma ütlen niimoodi, et ma pigem nimetaks neid nagu toorsuppideks. Juulis, augustis, juuni lõpp, juuli, august, väga mõnus on teha. Täitsa soovitan katsetada, proovige teha. Väga hea, sa ei pea koorima midagi, sa lihtsalt tükeldad nad väiksemateks, paned sellesse oma blendrisse, miksrisse ja lased käia. Väga soovitan, sinna juurde saab panna pipart, vürtsi, täiesti väga loominguline soovitan olla. Smuutikausid. Väga hea võimalus pakkuda hommikusöögiks klientidele. Need, kes ei taha kaerahelvest või kui on väiksem seltskond, siis ma uskuge mind, see on täiesti kihvt teha 10 inimesele. Meie oleme marjasmuutit teinud. Samamoodi sa lased ta nagu, ta jääb pakse ja sa saad ise konsistentsi, tegelikult on marjasmuuti, sa saad ise konsistentsi nagu reguleerida. Ja see annab võimalust, kui klaasismuutid, mida sa kõrrega tarbid, ei anna sulle nagu võimalust pähkleid ja neid ilusa tügina nagu peale karneerida, siis smuutikausid palun väga. Ideaalne võimalus. Serveerimisvõimalused, neid on täna neid on tõesti väga palju. Mina ütlen, et tuleb olla julge, loov. Smuutikausidel on see eriti lihtne. Pane kaussi ja lase suvel lilledega, eks ju. Aga kui on purgid, siis kõige tavalisem, lihtsam, väike purk sobib selleks, klaasid sobivad selleks, et see võimalus on väga lahe. Kui ma ise olin Taanis, siis Taanis serveeriti, oli ka smuuti, võtsime prooviks selliseks, oli kookospiimaga tehtud, oli kookoskoore sisse tehtud. Smuutide kombineerimine. Ma annan teile ka materjalid, kuhu ma tegin sellise omapoolse soovituse, et kuidas siis smuutisi kombineerida. Vedelik, vali alati siis 1-2 vedelikku, vesi ja siis muu toode. Taimlepiim, jogurt, mida iganes, et ta oleks vedelik. Eks ta oleks vedelam, et ta aitab seda massi seal kiiremini, et tal oleks nagu võimsus seda üles tõsta ja pehmemaks, hilisemaks teha. Teiseks on siis roheline, ehk siis 1-2 lehtvilja, aga ei pea üldse kasutama. Puuvili 1-2 liiki, puuviljad, marjad. Siis on paksendamine, maitsestamine ja lõpus on siis supertoit. Ja smuutide puhul on hästi oluline see tarbida kohe ja võimalikult kiiresti. Kui tahad hommikusöögi smuutit pakkuda, et olla kavalam teha eelmise päeva õhtul valmis, kvaliteet ei ole sama. Paksus kõik langeb alla ja siis tegelikult käibki selle pika kokteililusikaga seda kogu aeg segamas. Ta see kaubanduslik värv ja kõik hakkavad mängima. Tervislikkuse juures soovitan ma smuutide juures olla ettevaatlik kahe asjaga, et me ei kasutaks liiga palju suhkrut, sest jätke meelde, puuviljad ise annavad fruktoosi, puuviljasuhkrut. Ja teiseks, kui me kasutame taimseid piimi, siis vaadake nende piimade kalorsust. Et nad tõstavad, nad tegelikult, kui teha selline korralik smuuti, siis ta võib olla üks selline tugev mehe lõuna kalorsusega. Ma soovitan seda jälgida. Te ise ka tunnete, kui kiiresti kõht täis saab, millisel hetkel. Mida meie teeme, on see, et me pakume kohvipauside vahepalana. Meil ongi kohe sellised pisikesed smuutipudelid, kõrred sisse
ja serveerime sellega. Kui on nooremapoolne sihtrühm, siis võetakse see väga vastu. Vanemad inimesed võtavad ikka kõigepealt tass kohvi ja siis smuuti. Aga alati ma ütlen teile, et katsetage ja lubage endale ka eksida, sest siis te saate teada, mida ja kuidas üldse kasutada võimalik on. Kui me teeme klientidele, siis ma kindlasti soovitan hoida infot alati kirjalikult väljast, millest smuuti osa koosneb. Tähele panna just neid allergeene. Pähklid, siis on, mõnel on tsitruliselised allergiad, et ka seda jälgida. Et see välja kirjutada, siis inimene ise teab, kui palju ja kuidas ta seda võtta võib.